vahepeal üldse unustan ära, et ma laval olen, sest kuidagi kogudusega koos ülistada, see on minu jaoks midagi nii unikaalset ja midagi nii erilist. See on tegelikult päris mitmete asjadega. Loomulikult selleks, et meie tervis toimiks ja oleks korras. Me peame ise sporti tegema, me peame ise, kes käib jooksmas, kes käib jõusaalis, kusagil mujal. Aga ma arvan, enamus te olete kogenud, et hoopis teine vibe tuleb peale, kui sa oled suurel spordivõistlusel. Isegi mina, kes ma ei ole üldse mingi spordiinimene. Aga kui on mõned üksikud korrad, on mõnel korvpallimatšil või mingil sellisel kohal, ma pole ise ka aru saanud, kust nihuke kütus välja tuleb. Loomulikult on äärmiselt oluline mööda pääsmata, et me ise palvetaksime, et me ise ülistaksime. Aga see midagi, mida piibel ütleb, Jumal on pannud ülistusse koos kogudusega. See on jälle midagi sellist, mida me nii-öelda üksinda kodus, kusagilt külmkapis, sügavkülmas ka vanaema keldrist välja ei võta. Nendele mõlemil on oma tähendus ja roll, nii et seda on nii hea ja oluline koos teha. Täna, mul on niisugune küsimus kõigepealt. Kas keegi teab, mis asi see on? Jaa, täpselt nii, tublid, see on takjas ja ma palusin heal sõbral selle tuua, ma ütlesin, ma toole ja see, tead, siis jääb inimestele vähemalt üks asi meelde, ta ütles, Gunnar, see jääks palju paremini meelde, kui sa võtaks ja hakkaksid loopima inimesi. Võib-olla ma hoian ennast ikkagi seekord tagasi. Ma olen igasuguseid hullusi teinud, aga ma arvan, et ilmselt ei ole siin inimest, kes kunagi pole tundnud seda, et kus kohast see tuli. Jeerum küll, ma olen täitsa omast arust normaalne inimene, aga kui ta riietesse jääb kinni või mõnda kotti või ma ei tea kasukasse, aga on vast juusteste kinni jäänud. Ja meile üldiselt tundub see takjas ikka kohutav asi. Ta on peaaegu nagu sääsed või parmud või, ma mõtlen need lendavaid. Nendel pole küll mingit mõtet ja pointi, aga kes vähegi teab loodust ja natuke isegi uurinud kõiki taimestikku, sest tegelikult takjas on nagu tohutult tervislik asi. Kõike, mida tema sellest õites saab teha ja juurtes saab teha ja vist ei ole meie organismis kohta, mida ei saaks takjaga ravida, eks ju nii, et küll tuleb õigel ajal ja õiged meetodeid kasutada, aga ta on nagu väga-väga potentsiaalikas. Ja see pidi olema takja üks kõige kavalam trikk, miks ta kinni jääb. See on tema puhul üks väheseid viise, kuidas ta ennast niimoodi paljundada suudab. Ongi, eks ju, metsas mingid metsanotšud jooksevad läbi võsa, kasukas on takjad kinni ja siis nad lähevad ja puistavad selle igale poole laiali. Ja takja and on see, ma väga loodan, et täna siit ka mõni takjas, eelkõige Jumala sõnast ja tema vaimu puudutusest jääb sinu ellu selliselt kinni, et sa pead nagu tükk aega sellega tegelema, sa ei saa seda endalt kätte, aga märkamatult. Kus iganes sa käid, kui iganes metsakutsu või metsanotsu teekond meil läheb, pärast vaatad tagasi oma elus ja saad aru, kus terve takki rida tuleb. Et see midagi, mida Jumal oli andnud mu ellu, tegelikult puudutab teisi ka. Ja selles takjas on tegelikult omamoodi vabandust ka täna. Sest me oleme väga olulises teemas olnud viimased pühapäevad ja oleme jätkuvalt ja see puudutab mäejutlust. Aga täna ma olen teie juures sellise sõnaga, mis ei lasknud mind lahti. See takjas see eelmisel pühapäeval nii kõvasti minust kinni, et ma olen seda proovinud raputada siia ja sinnapoole, rääkinud ühtede inimestega, teiste inimestega, palvetanud ja lõpuks ma ei saanud. Ma pean täna teid mitte mäejutlusest rääkima, vaid viima ühe sellise kujundliku mäe ette, mida selles hetkes see inimene seistes ületada ei suutnud. See oli nii suur mägi. Sellest ei saanud ümber ega üle. Seda ei suutnud labida ega ära kühveldada. Sellega lihtsalt ei saanud hakkama. Ja see lugu on kirja pandud 1. Saamueli raamatusse. 1. peatükki. Ja kui sul vähegi piibel kaasas on, võta see lahti. Kui sul on, see on nüüd see koht, kus on igati sünnis telefon välja võtta ja ruttu hakata siis sõrmedega krudima. 1. Saamueli raamatu 1. peatükk ja loeme sealt päris pikalt esimesed vist 15 salmi või vaatame, kuhu me välja jõuame sellega. Aga vist natukese vähem ikkagi. Nii, aga hakkame pihta. Oli keegi mees, Efatrale, Raamataim Soofamist, Efraimi mägestikust, Elkana nimi, Jerohami poeg, kes oli Elihu poeg, kes oli Tohu poeg, kes oli Suufi poeg. Temal oli 2 naist. Ma mäletan, mul oli ühel teenistusel, kus seal jutlustaja luges seda, see oli ammu aega tagasi ja jäi sinna seisma, ütles, poleks üldse vaja edasi lugeda. Kõik mehed te teate, ühe naisega hakkama saamiseks on vaja armu.
kui sul on 2 naist, sealt probleemid hakkavad. Aga miks ma siin korraks peatun, on see, et aeg-ajalt me loeme seda teksti kohe edasi. Aeg-ajalt inimesed loevad midagi Jumala sõnast, mis ei ole nii-öelda Jumala algse plaani kohane. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, üks mees ja üks naine. Aga me näeme ikka jälle erinevatel ajastutel, erinevatel aegadel, kuidagi inimestena me libastume ja mingisugused teised liinid tulevad sisse. Jumal on imeline. Ta on tõesti, võiks öelda, tema on uskumatu. Ta leiab siis ka tee, kuidas inimeste juurde tulla. Siis, kui meie oleme paljud asjad valesti teinud, ta leiab siis ka viisi, kuidas me elusid puudutada. Ja kui sa täna oled siin ja võib-olla tunned, et mingis valdkonnas mu elu on nii nagu sellel Elkanal. Tiil oli üks naine, ma ei tea, kust need 2 tulid, eks ju. Ma olen kusagil midagi maha maganud, midagi valesti teinud, siis ma tahan sind julgustada. Nüüd määrav ei ole see, mida sa oled teinud, vaid määrav on see, mida sa teed sellega, selle takjaga. Ma mõtlesin, et Liide ikka annab andeks. Ta on EMO-s, meditsiiniõde, küll sealt see ära võetakse, eks ju. Mida sa teed selle takjaga Jumala sõnas, mis sulle külge jääb? Aga nüüd on oluline selle juures see, et teate, aeg-ajalt meie eludes on need hetked, kus me teame, et me oleme jamasti teinud. Me teame, et me väärime karistust. Me teame, et ajasin kunagi ammu, sellest on ikka mitu talve tagasi kodus tindipoti ümber vaibale, kus ma mängisin Narva tänaval ja seda kuidagi ei saanud ära puhastada. Mida ma tegin? Ma keerasin vaiba teistpidi ja olin absoluutselt rahul sellisest plaanist. Ma poleks arvanud, et ma nii leidlik olen. Ja siis tuli ema koju, esimene asi, mis ta ütles, mis vaibaga juhtus? Sellepärast, et see vaiba alumine pool ei olnud ju niimoodi ära pleekinud. Tal oli sama muster, aga ma keerasin ringi, ema sai koharu, et midagi oli juhtunud. Me teame, et midagi on valesti läinud. Ja siis tuleb Jumal, annab armu, kõnetab meid, vabastab meid. Ja teate, vahest me teeme siis selle kõige saatuslikuma vea, kui võiniks nii öelda. Me läheme oma vanade asjade juurde tagasi ja arvame, et sellepärast, et Jumal meid õnnistas, ta õigustab minu eksimust ja minu vale eluviisi. Et selles loos, lihtsalt tahtsin selle tuua, et see ei olnud kunagi Jumala plaan, et inimene peaks niimoodi elama. Aga vaatamata sellele tuli Jumal ja kõnetas, armastas, valas oma heldust välja ja täna ka. Võta see Jumala sõna vastu, lähme edasi. Ja siis teine salm, temal oli 2 naist, ühe nimi oli Hanna ja teise nimi oli Peninna. Peninnal oli lapsi, aga Hanna oli lasteta. See mees läks igal aastal oma linnast kummardama ja ohverdama vägede issandale Siilos. Seal oli issanda preestriks 2 Eeli poega, Hofni ja Pineah. Ohverdamispäeval andis Elkana oma naisele Peninnale ja kõigile ta poegadele tütardele ohvrilihatükke, aga Hannale ta andis ühe nähtava osa, sest ta armastas Hannat. Kuigi issand oli sulgenud tema lapse koja ja teine naine Peninna solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast, et issand oli sulgenud ta lapsekoja. Ja nõnda sündis aastast aastasse. Iga kord, kui ta läks üles issanda kotta, solvas Peninna teda nõnda, et ta nuttis ega söönud. Siis küsis temalt ta mees Elkana, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas ma pole sulle parem kui 10 poega? Ükskord pärast söömist ja joomist Siilos, kui preester Eeli istus istmel issanda templi uksesamba juures, tõusis Hanna üles ja olles hinges kibestunud, palvetas ta issanda poole ja nutis väga. Ja ta andis tõotuse ning ütles, vägede issand, kui sa tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma teenijat, vaid annad oma teenijale meessoost järglase, siis ma annan tema issandale kogu ta elu ajaks ja habeme nuga ei puuduta ta pead. Ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud, sest Hanna kõneles südames. Üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta on joobnud. Ja Eeli ütles temale, kui kaua sa tahad olla joobnud? Lase enesest vein haistuda. Aga Hanna vastas ning ütles, ei, mu isand, ma olen vaimult rõhutud naine. Veini ega vägijooki ei ole ma joonud, vaid ma olen oma hinge issanda ees välja valanud. Ära pea oma teenijad kõlvatuks naiseks, seepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurtest soovidest ja meelekibedusest. Ja Eeli vastas ning ütles, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab kõik su palve, mis sa temale palusid. Ja Hanna ütles, leidku su teenija armu su silmis, siis ta läks ära oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Amen. Lõppkokkuvõttes, kui me siit varsti täna läheme, siis ei ole üldse nii määrav, mis sulle jääb meelde minu jutlusest. Aga ma usun, et see takkes, see sõna on täna kuidagi antud meile, kui sa vaatad meid üle neti. Ja sellepärast hetkeks, enne kui me läheme edasi nende teemadega, mis mu südames on täna, mõned märksõnad, ma tahan su küsida, mis sellest loost oli praegult sinu jaoks? Loomulikult sa ei pea seda praegult mulle vastama, aga lihtsalt korra mõtle.
See oli pikk lugu, hoopis 18 salmi, mis oli sellest loost praegult minu jaoks. Mitte minu naise jaoks või mehe jaoks või naabri jaoks või kunnari jaoks, mis sealt oli minu jaoks. Ja ma olen päris kindel, et see on kõige olulisem asi. See mõte võtta kaasa, palveta selle pärast ja mine nii-öelda seda rada pidi edasi. Vaata, kuhu püha vaim nende takk ja seebretega sind nagu edasi viib, mida ta tahab sulle kõneleda. Aga enne kui me läheme leivamurdmise juurde, siis minu südames sellest tekstist tulid mõned mõtted. Esiteks, kui me vaatame, see oli väga pöördeline ja ajalooline hetk. See oli Iisraeli jaoks oluline, sellepärast et tegelikult just on lõppemas, nemad sellel hetkel muidugi ei teadnud veel, just on lõppemas kohtumõistete ajastu ja on algamas kuningate ajastu, mis läheb siis paralleelselt prohvetlike juhtidega Iisraeli loos ja Hanna, Elkana, Peninna on täpselt selle vahepeal. Maailma ajaloos, tollel ajal, see maailm, mis seal Lähis-Ida ümbruses oli, seal oli tervenisti tegelikult suured sellised dünaamilised muutused. Mitmed suurvõimud, Kreeka, Egiptus, nemad olid vaikselt kaotanud oma jõudu. Sellest tulenevalt olid igasugused väikesed rändõimud, näiteks vilistid nende hulgas. Nemad olid õppinud nagu ennast hoopis koguma ja oma mobiilsust ära kasutama. Nemad olid natukese strateegiat õppinud, ruttu rünnak, parem kraam, minema ja siis kusagil nurga taga, kus neid kätte ei saada. Nemad elasid, nemad õitsesid ja vilistid ei olnud sugugi ainukesed. Pronksi aeg, tagantjärgi me näeme, oli just möödumas, rauaaeg on algamas, tehnoloogiast olles mõites tohutu hüpe. Alati sellised nagu pöördelised ajad on ka väga pöörased ajad. Ja nendes aegades tegelikult on nagu väga kerge iseennast ära kaotada. Hästi kerge on nendel aegadel nagu jääda uskuma, et minust ei sõltu mitte midagi. Minu pühendumisest Jumalale, oma perele, oma kutsumusele. Vahet sellel on. Minu puhtast südamest. Kas see, et mina hoian oma südame puhta, ei valeta, ei varasta, ei riku abielu, ei peta maksuametit. Keda see ei puuduta mitte kedagi. Aga see lugu jutustab meile sellest, kuidas üks naine, kes tegelikult, see on nagu, ta on häbistatud kõigepealt kultuuri poolt. Sest olla lastetu. Me täpselt ei tea tegelikult, kaua ta oli, võib ainult natukese arvata, et tollel ajastul kusagil seal niimoodi abielluti, võib-olla seal 15 ja 18 aasta vahel tihti noorelt pandi nii-öelda siis mehele tüdrukuid. Me ei tea, kui paljud olid need aastad, aga kümned ja kümned aastad võib-olla. Kultuur on siin täiesti kõrvale pandud. Sina oled see veidrik. Mehed, sina oled see, kes sa ikka sõidad ladaga. No võib-olla täna juba okei. Võib-olla täna on juba Žiguli natukese prestiižne asi ka. Aga ma mäletan seda, kui 90. alguses sõbrad läksid Soome ja läksid kellegile pulma ja siis seal istuti pulmalauas ja mingi nali tehti ja öeldi soomlase kohta, teise soomlase kohta. See on see vend, kes ladaga sõidab Soomes. Ja ma mäletan, et tulid tagasi ja rääkisid, mulle tundus see nii veider. Lada oli mu unistus, aga tänapäeval, ma ei tea, mis on sinu jaoks see. Hanna tundis seda, et tegelikult ta oli kõrvale pandud, ta oli hüljatud, ta oli solvatud kultuuri poolt. Teiseks, ta oli oma lähedaste poolt kõrvale pandud, ta oli solvatud, ta oli ära canceldatud, ta oli ära tühistatud selle teise naise poolt, Peninna poolt. Ja see meie mõtleme, et ilmselge, kui peres on 2 naist, siis tuleb nii-öelda kogu aeg pasunasse anda. See tegelikult ei olnud sugugi nii. Tolle ajastu ajaloolised dokumendid ka olid väga paljud pered. See oli kui üks viis, kuidas üldse oma nii-öelda jõukus tekitada. Sul oli mitu naist, nad tõid palju lapsi, sellega sa täitsid maa, sa panid oma põllud, oma karjad, oma businessi kõik tööle ja see oli oluline, et nad toimiksid koos. Aga seal, mida see Anna tunneb? Kultuuris ma olen friik. Mu lähedased ei saa minust aru. Ja siis sa lähed, kuhu sa lähed? Sa lähed Karmeli kogudusse. Ja seal kõigepealt sind ei panda tähelegi üldse. Ja siis, kui lõpuks tähele pannakse, siis öeldakse, et kuule, maga ennast kaineks. Sõna otseses mõttes. Kui sa proovid nagu seda lugu natukese lahti arutada, kui kellelgi üldse oli tollel hetkel nagu õige öelda, et mind on tühistatud. Mul on 100% õigus olla solvatud. Ma olen täiesti igas võtmes selles kohas, kus mind ei huvita, siis on midagi nagu sellist unikaalset ja ilusat, mida me näeme selles Hanna olemisviisis ja Hanna loomuses.
Piibel on minu jaoks nagu nii unikaalselt aus raamat. Ta kuidagi ei proovi seda Hanna lugu värvida ilusaks ja lihtsaks. Et tal oli paar korda mingi mure ja siis ta ütles Peninnale, et sina tõmba uttu ja mina lähen kirikusse, Jumal vastas palvele ja lapsi tuli. Ja muideks, kui te loete, tuli palju. Lugu ei lõppenud ju sellega, et ta ainult Saamueli sünnitas. Ta sai 5 last. Meie kultuuriruumist võiks öelda, lõpuks ta oli täitsa 5, isegi 6, see Saamuel oli ka, eks ju. Jumal õnnistas teda. Aga kui me korra vaatame, siis mina täna toon ainult nagu mõned asjad, mis minu südames esile tulid. Aga teate, kui me oleme kuidagi selles tänases kultuuriruumis andnud oma käe sellele solvumiskultuurile kaasa, siis solvumine toob alati sulgumise inimeste suunas, aga täpselt samamoodi Jumala suunas. Solvumine toob alati sulgumise. Ja ma ei ütle täna seda, et kui sul on haiget tehtud, kui sul on olnud sellised nagu rasked tunded, et nüüd pane kõrvale, see ei olnud midagi. Ikka, nende asjadega tuleb tegeleda. Nendest asjadest tuleb tulla välja, aga tuleb küsida enda seest Jumal. Ma ei saa täna muuta seda arvamust, mis ühiskonnas on. Lõpuks ma olen aastaid proovinud võib-olla Beninnaga suhelda, ma ei saa muuta tema suhtumist. Kõik teadsid, et Eeli oma poegadega tollel ajal oli täiesti korrumpeerunud. Kogu Iisrael teadis seda, et see üks, kes pidi olema püha, oli tegelikult kaugel pühadusest. Aga kui me vaatame, mida Hanna tegi selles hetkes ja selles olukorras, esimene asi, ta võttis vastu inimliku toe, mida oli võimalik vastu võtta. Ehk et see näitab, et ta ei lubanud sellel solvumisel ennast selliselt ära sulgeda, sest et iga aasta nad käisid templis ja iga aasta tema mees Elkana andis talle spetsiaalse ohvrilihatüki. Et kuidagi moodi esiteks anda temale seda tunnustust, et ma mitte sõnades ei armasta sind lihtsalt, vaid sa oled kallis ja väärtuslik ja oluline minu jaoks. Ja see võiks öelda see spotlight või see valgusviht oli tollel ajal väga kõnekas. Kui meie loeme ja mõtleme, et mis veider asi see on, et kas ma ei ole sulle parem kui 10 poega, siis mis mees, mis imelikku juttu sa ajad. Naisel pole poega, see oli ju tollel ajal, mida proovis Elkana talle öelda oma sellele kallile naisele, kes ei saanud lapsi, oli see, et loomulikult poega on ju vaja selleks, et kui mina suren, siis keegi hoiab sind üleval. See oli tolle ajastu sotsiaalsüsteem. Sinu lapsed kandsid eest hoolt sinu tuleviku eest. Aga seal juba Elkana ütleb talle ka, et ära muretse, mu kallis naine. Kuidas iganes minu tulevik on, kui peaks isegi juhtuma nii, et mina suren, siis ma olen sulle 10 poja eest. Mina hoolitsen, et sina saaksid pärandist piisav osa. Sa ei pea selle pärast muretsema. Ja teate, kui tihti juhtub see inimeste eludes, kellega ma arvan, kui te olete olnud hingehoidjad, kui te olete kunagi andnud kellegile nõu või proovinud kedagi armastada, kui inimesed on lubanud solvumise oma ellu, kuidas nad sulguvad ka inimlikule abile. Mitte keegi ei saa mind aidata. Sa ei tea midagi sellest. Ma pean ütlema tihti, ma ei tea mitte midagi. Ma ei tea seda valu, kui keegi on kaotanud oma lapse. Ma ei tea seda valu, kui keegi on noorelt kaotanud oma vanemad. Ma ei tea seda valu, kui mind on seksuaalselt ära kasutatud. Ma ei tea neid asju, ma ei ole ise kogenud. Aga see lugu jutustab meile ja tahab meid julgustada, et kuigi Jumal on meie eludes tegutsemas, siis ta tihti teeb seda ka läbi inimeste. Esimene asi, ta ei sulgunud inimeste suunas. Teine asi, ta oli aru saanud, et üks, mida ma saan teha ja mida ma pean tegema, on see, et ma pean minema templisse. Ja teate, see on tänasel päeval nagu nii nagu kummaline, kuidas see on vaimuliku elu tähestikus absoluutselt A, B ja isegi mitte C, see jääbki sinna A, B-sse. Aga kui tihti, kui tuleb see solvumine, kui me lubame selle kuidagi oma ellu, siis see on üks esimese asju, mida kurat saab meie eludest ära lõigata. Ma ei käi enam osaduses. Eriti täna saab nii palju head jutlust, nii palju head ülistust. YouTube'i vahendusel, Spotify vahendusel, kus iganes keskkonnas, see on kõik, see on äge ja see on hea ja seda tulebki kasutada ja tarbida. Aga siin me näeme, et Hanna oli mõistnud. Vaatamata kõigele, mis mu elus toimub, ma lähen kaasa oma mehega, et kummardada templis. Ma tulen Jumala kotta, sest see on see paik, millega on seotud tõotused. Ja kui me mõtleme täna koguduse peale, siis selle mitte Koidula 15 aadressiga, aga kogudusse kuuluvusega on seotud see täiesti unikaalne Uue Testamendi kirjakoht, mis ütleb, et mina ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei suuda seda võita.
Hanna ei sulenud ennast nii-öelda kogudusliku kuuluvuse eest. Meie eludes on mingid hetki, kus vahest mõned inimesed, mingite inimsuhete pärast tuleb vahetada kogudust. See ei ole maailma lõpp. Aga see on oluline, et ma olen osa kogudusest. 3. asi, mida ta tegi. Ta mitte lihtsalt ei tulnud kohale ja öelnud, et täna ei ole minu laulud üldse. Kui juba Gunnar on klaveri taga, siis vahet pole, mis laulud. Kõik on 1,5 korda kiiremad. Ka kõige aeglasemad laulud. Ka meie isa palve on tõenäoliselt nii, et ma jõuan alles öelda, et meie isa, kes sa oled taevas, ja Gunnar ütleb juba aamen, sest ta teeb kõiki asju nii kiiresti, eks ju. Mida Anna siin tegi? Ta õpetas, tema oli see, kes valas oma südame Jumala ette välja. Ja teate, see on teoorias nii nagu tavapärane. Loomulikult, kust mu abi siis tuleb, kui mitte Jumala käest. Aga kui me lubame solvumise oma ellu, mis iganes põhjusel, kas oma tööandjalt, kas oma perekonnast, kas oma riigist, täpselt nii. Kõik, kes said valitud, on lollid. Ma absoluutselt ei usalda neid. Kui ma luban seda nagu solvumist enda ellu, siis järjest ma hakkan tegelikult lubama sulgumist enda ellu. Uksed, kust Jumal saab mu ellu tulla, ma panen kinni. Ma korraga ei tule enam Jumala ette seal templis ütlemaks, anna mulle andeks, ole mulle armuline, ma ei tea, Jumal, miks see minu elus on, vaid ma tulen sinna templisse kohale küll, aga ma tulen nagu variser, kes ütles, Jumal, ma tänan, et ma ei ole vähemalt nagu see Hanna. Minu elus on ikkagi tulemust, minu elus on vilja, minu elus on õitsengut. Ma ei tea, mis see, ta on mingi salapatt ilmselt. Me ei loe piiblist, me ei näe kordagi, et Hanna, kõrval olev naine Peninna, oleks saanud kõnetuse Jumalalt. Hanna ei sulenud ennast inimeste abi ees, ta ei sulenud ennast selle AB ees, et ta tuli kogudusse, ta ei oodanud, et keegi teine seal peab tema eest võitlema. Ta oli aru saanud, et ma pean ise ennast Jumala ees välja valama. Ja 4. asi, ta ei sulenud ennast Jumala sõna ees, kui see tuli ka katkise või määrdunud asja kaudu. Paulus, Uue Testamendi kõige vägevam Jumalamees, toob selle võrdpildi, ütleb, et me oleme kõik saviastjad. Me oleme kõik saviastjad, kellesse on pandud ja valatud taevane aare. Keegi meist ei ole taevane astja, millesse on veel taevast aaret juurde pandud. Me kõik oleme oma puudustega. Ma loodan väga, et enamus meist on väiksemate puudustega kui Eeli ja tema pojad. Aga tollel ajal, see oli üldtuntud lugu, kui me loeme Saamoli raamatut edasi, kuidas esiteks tema pojad rikkusid abielu, teiseks nad võtsid altkäemaksu kõigi nende ohvritalituste, kõige nende keskel. See oli nagu korruptsiooni kõige kaugem viis. Ta ise ütleb seal oma poegadele, preestritele ka, et kuulge, kui te inimestel naha üle kõrva tõmmate, no okei. Aga kui te proovite Jumalal nahka üle kõrvade tõmmata, no siis on ju täitsa lõppe. Aga Hanna, mulle väga meeldib see 18. salm, kui siis Eeli ütles, et selle sõna ära, mine rahuga küll, Iisraeli Jumal täidab palve, mis sa temalt palusid, siis ütleb Hanna, leidku su teeni armu su silmis. Siis läks naine oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Kus sinu elus, millises paigas, millises valdkonnas võib olla täna seda kohta, kus sa oled mugandunud? Võib-olla mugandunud nagu Peninna, sest sul on läinud hästi. Ja täna ära häbene, kui sul on läinud hästi. Kui sa oled olnud viljakas, mis iganes, oma tööl, oma koolis, kus iganes, see ei ole häbenemise koht. See on tänamise koht, see on Jumala kiitmise koht, aga see on küsimuse koht. Jumal, kuidas ma seda õnnistus võiksin niimoodi välja elada, et see julgustaks, mitte ei hirmutaks. Et see võimestaks, mitte ei sulgeks. Me loeme Korintuse kirjas, juhtus ju nii, et kui inimesed tulid kokku leiba murdma, siis rikkad võtsid oma suured söögid kaasa, sõid ja olid täiesti kummuli. Ja vaesed olid seal näljas. Me näeme tegelikult see selline väljakutse on olemas kiriku ajaloos kogu aeg. Aga kuidas aeg-ajalt seda proovitakse ravida, on täpselt nii nagu Nõukogude aja alguses, 17. aasta revolutsioonis. Ma ei tea, see on ilmselt küll anekdoot, aga see on see lugu, kuidas Petrogradis oli üks Prantsusmaalt tulnud mees, istus oma sõbraga, ütles, et hirmus möll ja kisa käib õues. Mis nad seal karjuvad? Meil käib revolutsioon. Ja mida nad tahavad? Nad tahavad, et keegi ei oleks enam rikas.
see on küll imelik revolutsioon. Me ka Prantsusmaal karjusime, aga me tahtsime, et keegi ei oleks enam vaene. Eks sama asi, aga meil olid nagu suunad erinevad. Nüüd vahest on proovitud seda, et sa ei tohi olla rõõmus, sa ei tohi olla tänulik, kui sul on õnnestunud. Ei, tohid olla, peadki olema. Aga ära mugandu sellesse, et see oleks justkui sinu enda kätetöö. See oleks justkui sinu enda tulem. Või küsi, Jumal, kui sa mind oled õnnistanud, kuidas ma võiksin olla nagu Elkana, mitte nagu Peninna? Ja uskuge mind, Elkana oli veel rikkam kui Peninna. Aga Elkana, see mees, tema oli õppinud. Ta ütles, et seda olukorda ma muuta ei saa. Ma olen proovinud oma naisele lasta anda, see ei ole õnnestunud ja ma ei tea miks. Aga ta küsis edasi, aga mida ma saan teha? Ja ma arvan, et siin on midagi, kui sinu elus on täna mingis valdkonnas olnud hästi, siis Jumal ei ole sind survestamas, et sina pead teiste inimeste elusid muutma. Me keegi ei saa. Aga Jumal tahab koputada täna meie südamele, et me küsiksime, kas on midagi, mida ta on mulle andnud, millega ma saaksin täna väärtustada nende inimeste elusid, kes mu ümber on. Ja teate, kui ma seda küsimust ei küsi, siis ma mugandun. Ja minust võib saada nii kergelt Peninna, kes iga aasta juba oma kohale tulemusega tekitab valu inimestes. Aga teate samamoodi. Me ei tohi ka muganduda siis, kui meie elu on selline, nagu oli Anna elu. Täpselt nagu ma räägin. Väga kerge on solvuda ja muganduda ja öelda, et joo, siis ei ole Jumala tahe. Siis Jumal ilmselt polegi plaaninud, et mina võiksin ka õnnelik olla. Joo, siis Jumalal ei olnudki mõtet, et minu elul võiks olla tähendus ja viljakus ja mõõde. Hei. 3. Johannese kiri ütleb, kallis, ma tahaksin, et su käsi hästi käiks. Ja su hingelugu oleks hea. See on Jumala soov ja Jumala unistus. Nii et me ei tohi muganduda ka selle negatiivse poolega. Ja peame leidma selle. Kui meil on küllaldaselt, siis me toetame neid, kellel ei ole. Ja kui meil on puudus, siis me ei sulge ennast, me ei solvu, vaid me võtame vastu selle abi, kui keegi tuleb siiralt ja annab meile selle parema lihatüki ohvri altarile minnes. Ma arvan, ma pean olema osa kogudusest. Ma saan aru, et keegi teine ei saagi minu südant Jumala ette valada kui mina. Ja ma pean võtma selle Jumala sõna, mida Jumal on minu valmis pannud selle takja, millega ma viskasin, ma rohkem ei viska enam liidjat. Võtma selle kätte ja ütlema, ma sain selle, Jumal. Mis sest, et asti oli selline, mis sest, et võib-olla inimesed tegid midagi, mis mulle ei meeldinud, mis sest, et laul ei olnud päris selline, aga ma võtan selle. Üsna varsti me täna murrame leiba ja sellega tunnistame, et Jeesus on täna ka seesama ainus issand ja ainus Jumal. Ilma kelleta meil ei oleks igavest elu, ühel korral igavikus, aga ilma kelleta meil ei oleks ka seda igavest elu, mida Uus Testament räägib, mis on juba täna meie sees elamas ja olemas. Kui sa mõtled selle loo peale, mida ma täna sinuni tõin, sellest takjast, millest ma ise lahti ei saanud, mis mulle selliselt nädala alguses kuidagi külge tuli, siis see, millesse me kohe siseneme, ei ole Peninna viis. Jumal ei ole täna sulle ütlemas, sa ei saa hakkama. Sa oled patune, sa oled lootusetu. Vot siin on minu poja täiuslik ohver, aga sina selleni ei küüni. Teate, mõnedes kirikutes, mõnedes kogudustest vahest on selline tunne. Jumal ei ole täna Peninat tegemas siin sinuga. Jumal ei ole täna siin tegemas ka sinuga Elkanat. Kuule, võta väike tops ja väike sai, pole viga, lähed edasi. Vaid Jumal tahab täna selle kaudu, täpselt nii nagu Uus Testament ütleb, et sõna sai lihaks. See sõna, mida siin ütles Eeli, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temalt oled palunud. Kristus tahab ise tulla sinu ellu ja olla selleks sõnaks, kuhu iganes sa lähed, olla selleks takjaks. Et see, mida sa oled palunud, et see, milleks ta sind on kutsunud, kelleks ta sind on loonud, see, mille ümber käib praegu see sõda, et nendel pöördelistel aegadel unusta ära. Sinus ei ole mingit väärtust, sinus ei ole mingit tähtsust. Kujutage ette, kui Anna ei oleks läinud sinna palvetama. Mis oleks saanud Iisraelist? Lõpp
lõppes kohtumõistete aeg, rahvas tahtis kuningat. Saalomon oli ainus, kes suutis esiteks öelda, et tegelikult, poisid, teie plaan on puhas kräpp. Kohtumõistete aeg ja prohvetite aeg peaks minema edasi. Ta teadi, mis oli Jumala plaan, ta mõistis, kui ebatäiuslik oli see ajastu, aga samas ta ütles, okei. Ta kuulis Jumala käest, ta otsis Sauli ülesse ja ütles, ma võian Sauli kuningaks. Ei õnnestunud. Oleks võinud Saamuel öelda, vale mehe leidsin. Või ma ei tea, valed sõnad lugesin peale või vaata pudelikas see õli, millega ma võitsin, oli juba parim enne möödas või. Sest see Saul pani ju täitsa võssa omadega. Siis ta palus ja läks ja võidis Taaveti. Ta oli mees, kes oli Jumala rahval täpselt õiges kohas õigel ajal. See Hanna, kes oli tühistatud, solvatud kultuuri, pere, inimeste poolt enda ümber, korraga ta sai tegelikult selle ajaloo hetke Iisraeli loos kõige võtmetähtsusega isikuks. Aga kui me vaatame edasi, mitte ainult Iisraelis, sest tegelikult Saamuel mõjutas oma teenimisega kogu tolle aegset, me võiks tänapäeval öelda, Lähis-Ida. See, mida hakkas tegema Saul, see lõpuks milleni viis Taavet, kus ta laiendas Iisraeli enneolematutesse piiridesse tolle ajastu mõttes ja siis, mida ka alustas täna Madis, kui tuli veel Saalomon sinna otsa, tuli mees, kelle tarkust käisid inimesed imetlemas ja ütlemas, vau, kust see kõik hakkas? Üks naine ütles, et ma ei taha olla solvunud, sest ma saan aru, et kui ma selle solvumise oma hinge lasen, siis ma sulgen ennast inimeste ees ja Jumala ees. Ma ei oska seda isegi enam sõnadesse panna, mis mu sees on, ma lihtsalt pobisen Jumala ees. Lihtsalt olengi Jumala ees ja pobisen seal. Ma ei jäta järgi. Ja sinna, kus on murtud süda, tuleb Jumal. Me ei tea ajalooliselt, kui palju Hanna ise nägi oma palve vilju selles mõttes, et ta nägi oma poega küll ja viis ta templisse ja sai veel pärast 3 poega, 2 tütart juurde, sai selle hinde 5 veel juurde. Me ei tea, kas tema nägi kõiki neid muutusi seal poliitilisel maastikul, kogu Iisraeli rahva loos. See pole küll see tähtis. Aga ta oli õigel ajal, õiges kohas. Tema ise, võiks öelda, oma usuga osutus selleks takjaks, mille kohta enamus vaatasid ja ütlesid, et kuidas, päris ka, see isegi käe külge jääb kinni, et kuidas ma see pole normaalne. Aga tema elu oli nagu see metsloom, mis mööda Iisraeli ringi liikus ja need seemned pandi igale poole ja ta elas ellu oma kutsumuse. Tõuseme koos püsti.